Mhm. Ester, sa lõpetasid täna 21 päeva Osho dünaamilist meditatsiooni Eesti meditatsioonikooli grupis, et mis mulle tohutult meeldis, oli see, et sa küsisid mult mõni päev enne seda, et ütle, kas ma võin seda veel jätkata, et see annab mulle nii hea toonuse ja ma nagu olen, no see on nagu vesi kehal, et ma olen nii, tahaksin seda teha ja loomulikult sa võid, et räägi nüüd siis, et kuidas sul see tuli, et selline, mis sind selleni otsuseni viis? Selle otsuseni viis võib-olla see, et, et ühest küljest ma tundsin, et see annab mulle meeletu power'i päevaks, eks ju. Ühest küljest meditatsioon kui selline, kui tegema hakkasid, siis see väsitas ja võib-olla selle üks osa nagu ongi see, et see väsitab sind nagu füüsiliselt maksimumini. Aga kui sa nii-öelda pärast seda, kui nii-öelda päev hakkas, siis said sellise power'i, et oleks võinud mägesid liigutada. Et see oli nagu minu jaoks selline vau-efekt, on ju. Samas, kui ma nüüd mõtlen seda tehnilist poolt endal, eks ju, selle meditatsiooni, et minu jaoks üldse üllatus, et üks meditatsioon võib tund aega kesta, eks ju. Et selle tehnilise poole peal ma võin öelda, et mis mind ajendas nagu ka seda edasi tegema, on see, et ma tahaksin saada nii-öelda maksimumi sellest kõikidest osadest, mis seal on siis, eks ju, etappidest, on ju, et võtta sealt maksimumi, et ma tean, et ma peaksin veel endaga teatud hetkedes tööd tegema, aga samas jah, ütleme see 21 päeva on tõesti ainult selline miinimum, milles sa saad selle olemuse, selle meditatsiooni olemusest nagu teadlikuks. Et nüüd, kui sa siit edasi lähed, siis sa juba tead, kuidas moodi sa neid asju teed, neid erinevaid osasid, tehnikaid, et nagu me rääkisime, et 400 leheküljeline raamat on antud selle meditatsiooni kohta välja ja sellepärast ongi oluline ju teha need 21 päeva ka, et ühest küljest mõistus on alles pärast seda nõus tegema pööret, Osho ütleb selgelt, ja teine asi, et saada tehnika nii paika, et see meditatsioon saab sind maksimaalselt aidata. Aga see, kui sina ütlesid, et see abi, mis sul on olnud, on see, et sa saad päevaks sellise energia, tõelise energia, eks, jah. Kas on veel midagi, mis sa märkasid, et kuidas sul need elusituatsioonid, et kas need on ka kuidagi teistmoodi vaatad asjadele, et me rääkisime jumalik ükskõiksus, mis tähendab seda, et kõik asjad juhtuvad, aga sina lihtsalt vaatad seda rahulikult. Kas midagi sellist ka oli? Ja ütleme niimoodi, et selline oma emotsioonide lahustamine toimus. Et see võib-olla ongi see, et teeb nagu rahulikumaks või et sa vaatadki nagu teatud emotsioonidele või asjadele, mis mõjutavad sinu emotsioone, eks ju. Et kui varem võib-olla kas siis ärritusid millegi peale, tuli mingi kurbus, siis nüüd on praegu, sa vaatad nagu hoopis teise pilguga ja see meditatsiooni ajal toimus teatud mõtete või nende emotsioonide lahustamine. Kui sa tegid nagu maksimaalselt, et see mõte nagu tuli, see emotsioon tuli, aga sa lahustasid selle ära kuidagi. Nii et kui pärast tagantjärgi hakkasid mõtlema, et miks need pisarad näiteks jooksma hakkasid, siis nagu enam ei mäletanudki, miks nad jooksid. et said nagu sellest kuidagi nagu see vabanemine toimus, et see oli minu meelest selline power, sihuke mõnus Et sa tunne. isegi ei tea, mis kurbus tuli või mis siukene asi Just. välja tuli, sest me oleme täis neid asju kõik, vaid lihtsalt tuli ja lihtsalt läks vanad teed klaasist ära, on ju, ja aina puhtamaks ja tühjemaks kõik saab ja värskemaks, on ju. Absoluutselt, sest ma ütlen, et ma olen varem teinud meditatsioone, mul pole kunagi tulnud mingisugust sellist tõelist emotsiooni nagu välja sealt, eks ju, ammugi ma pole pisaraid valanud. Nüüd nad lihtsalt kuskilt tulid ja ma olin ise ka üllatunud, et mis mõttes mul hakkab pisarad lihtsalt jooksma, mitte millestki, eks ju. Ja Aga pärast oli kergendust. ja ikka väga suur kergendus oli ja siis, kui ütleme, olidki nagu millegi peale vihane, eks ju, sa said selle kõik nagu nii ära lahustada ja niivõrd välja elada, et minu jaoks see on juba väga-väga suur asi igapäevaelus edasiminekuks, et sellepärast ma juba tahaks ka nagu jätkata, et kindlasti on veel, mida nagu ütleme, lahustada ja välja elada. Ja, aga ütle, kas Zoom'is tehes oli väga vastuvõetav ja kas oli hea teha teistega koos, et kas oli mingi tugi sulle ja mingi distsipliin sulle?
Absoluutselt, alguses kindlasti oli see distsipliin kui selline, hiljem oli see juba, ma lausa ootasin. Tõesõna, kui ma olen tegelikult selline õhtuinimene, et hommikul ma vean ennast käima, siis alguses ma mõtlesin, no kuidas ma saan kell 8 alustada, eks ju, Zoomis, nii-öelda õpetaja vaatab, eks ju, teised kõik näevad, et kuidasmoodi ma alustan siin on ju kell 8 unise peaga selle tegemist, aga kui see start oli, eks ju, siis sa nagu keskendusidki kõik sellele tegemisele, nii et see tund aega läks niimoodi mööda, et ma ei saanud nagu arugi, eks ju. Ja minu meelest on see alguses kindlasti on väga suur tugi sellest grupist kui ka ütleme õpetajast ja tema ütleme sellistest juhtnööridest või tähelepanekutest, et see aitab nagu seda järjest paremaks nii-öelda timmida seda kõike, eks ju, et kindlasti on abi ja Zoom on ideaalne koht, et kodus sul on oma nagu kuidas ma siis ütlen, Turvakeskkond. turvatsoon, jah, et kus sa nagu alguses saad nagu elada oma emotsioone, oma kõiki asju saad nagu välja elada, et see on minu meelest üks hea asi, et samas ma muidugi ise olen selline, et ma ei karda nagu midagi, ma ei karda oma emotsioone ka välja elada, ütleme füüsiliselt grupis olles teistega, aga kindlasti on neid, kellel on see probleemiks ja nad võib-olla pisut häbenevad, siis see selline kodus Zoomis alustamine on minu meelest ideaalne, aga see kindlasti ma ütlen, et see on suur pluss, kui õpetaja nagu vaatab ja aitab, suunab ja annab tagasisidet, et see on minu meelest parim. Et sa ütlesid korra ka, et su mees ütles midagi su kohta, kui sa olid protsessi juba kuskil poole peale teinud, et isegi mees pani tähele, et sinuga on mingeid muutusi toimunud. Jaa, ükskõikne olen. Jaa, ükskõikne, eks, et ei lähe enam põlema, jah? Jaa, tähendab, ma usun, et ta mõtles ka pigem seda positiivses võtmes, et kas ei hakka nii palju võib-olla vastu vaidlema või et olen nagu nõus kõigega, mis tema jaoks ongi nagu üllatav ka mõnes mõttes, et kuidas nagu veel, et mis toimunud on, eks ju. Aga ma ise arvan, et see on osa sellest edasiviivast protsessist ja minuga koos muutub ka tegelikult perekond, nii et Ja minu nii meelest on ongi, et see kui super. üks osapool muutub, siis ei saa enam samaks jääda. See on nagu piljardilaud, kus esimese löögi lööd ära ja lauaseis ei ole enam endine, ükskõik, kes selle löögi lööb. Nii, Täiesti nõus ja ma ja. üldse ei imesta, kui mu abikaasa mingisugusel hetkel minuga liitub sellel. Ja abikaasa võib tulla järgmisse gruppi, mis hakkab 27. Absoluutselt. oktoober, 1. detsember hakkab viimane sellel aastal. Nii Mhm. et väga hea on temalgi olla ka alguses ilma sinuta ja teha või siis mul on olnud abielupaar, kes tõepoolest ongi teinud üks kord üks, teine kord teine ja siis lõpuks on nad 8 koos jätkanud. Nii et kõik võimalused olemas. Aitäh sulle, Ester, ja jõudu Aitäh. sulle selle edasi tegemisel. Et mul on väga hea meel, et sa tulid, sest ma mäletan seda pusletamist, mis sul oli, et nii hommiku vara ja mul hakkavad pärast tunnid ja ma pean hakkama õpetama ja kas ma ikka jõuan selle valmis ja nüüd vastupidi, et sa tegid nagu veel suurema energiaga kõike seda. Jaa, et see ongi nagu üllatus, et no see on see näide, eks ju, et tuleb ikkagi nii-öelda need mugavustsoonist välja astuda ja mida rohkem sa nagu ennast proovile paned ja neid mustreid murrad, eks ju, mis on sisse nagu kodeeritud, seda põnevam on. Nii et edaspidi ma kindlasti ootan uusi ja põnevaid kogemusi, eks ju, mida see meditatsioon üldse mulle nagu annab, mitte ainult see 21 päeva, vaid need teised No meditatsioonid. aga sa oled ju meditatsiooniõpetajate aastasel grupis, nii et seal me teeme kõiki meditatsioone hästi palju ja intensiivselt. Aga suur tänu sulle ja aitäh intervjuu eest ka. Ja palun ja edu meile kõigile. Edu meile kõigile.